Tervitus, Merike numbrite keel. Täna vaatame sellist huvitavat asja kui 20 juuni ja see on justkui portaal uude ajastusse. Ja ma vaatan siis seda numeroloogia ja astroloogia aspekti läbi. Ja 20. juuni 2026 tähistab erakordselt haruldast ja sügava tähendusega astroloogilist sündmust. Ja see on aspekt, mida võib pidada uue reaalsuse tähistajaks ja isegi väravaks siis järgmisse ajastusse. Ja avaneb justkui portaal, mis muudab viisi, kuidas inimkond maailma tajub. Ja see on hetk, mil paljud inimesed võivad liikuda täiesti uuele ajajoonele ning avastada enda jaoks seni nägemata võimalused. Ja selle päeva keskmes on siis täpne aspekt justkui Uraanis ja tuleviku, innovatsiooni, revolutsiooni ja progressi planeet ning samamoodi ka karmaliste kuusõlmede vahel. Mina astroloogias väga kõva käpp ei ole, nii et kui keegi teab täpsemalt, siis palun lisage siia veel juurde. Ja kuigi aspekt saavutab oma kõrgpunkti 20. juunil, siis ulatus tegelikult selle mõju juba 12. kuni 20. juunini. Täna on siis justkui selline kulminatsioon. Ja meil käivituvad siis ootamatud pöörded nii maailma sündmustes kui ka iga inimese isiklikul teel. Ja see astroloogiline aspekt esineb siis ligikaudu kord 84 aasta jooksul. Ja sellistel aegadel võib tunduda, et nagu senine reaalsus praguneks meie silme ees ja maailmas toimuvad protsessid kiirenevad ning tekib tunne, et vana kord ei suuda enam uut aega kanda. Ja seda siis ütleme siis võime me tagasiulatuvalt nüüd ise tajuda, mida siis on siis juhtunud selle aja jooksul 12 kuni 20 juuni, kui täna siis peaks olema selline kulminatsioon. Ja kohe ma jätkan, täpsustan ühte asja, kõik on väga hästi. Ja paljud küsivad siis endalt või on juba küsinud või te olete tähele pannud, et kuhu liigub maailm, millist tulevikku sina konkreetselt siis lood ja millest peab loobuma, et midagi suuremat vastu võtta. Ja infoväli on praegu ülekoormatud, uudised, arvamused, signaalid ja ideed saabuvad enneolematu kiirusega. Ja selle tulemusena võivad inimesed kogeda ärevust, sisemist ebakindlust, närvipinget ning tunnet, et aeg liigub tavapärasest kiiremini. Kusjuures ka klientide sõnul olen ma sellest aru saanud, et väga paljud on justkui teelahkmel, et ei tea, mida edasi teha. Ja uraan sümboliseerib siis ettearvamatust ja muutust. Kui ta asub täpselt mineviku sõlme ja tuleviku sõlme vahel, tekib valikukriis. Ja selle perioodi suur õppetund seisneb mõistmises, et ideaalset lahendust ei pruugi olemas olla. Sageli tuleb valida kahe ebatäiusliku võimaluse vahel. Minevik ei võimalda enam mugavat üleminekut tulevikku ning korraga ei saa säilitada nii vana reaalsus kui ka astuda julgelt uude. Ja paljud teist siis võivad tunda, et tuleb millestki justkui loobuda. Ja see võib olla materiaalne vara, vana tööviis, mõni unistus, maailmavaade või isegi professionaalne identiteet. Kuid selle aspekti eesmärk ei ole leida täiuslik tee. Selle eesmärk on õpetada meid liikuma, kohanema ja usaldama protsessi. Ja numeroloogias seostatakse selliseid perioode sageli arvuga number 5, mis tähistab muutust, vabadust, arengut läbi kogemuse. 5 õpetab, et kasv toimub väljaspool mugavustsooni, ehk siis see on hästi palju sellist õppimist, uute inimestega tutvumist ja nii edasi. Ja mütoloogilisel tasandil peegeldab see aspekt iidset lugu saatuse ja muutuse jõu kohtumisest. Karmasõlmed siis moodustavad saatuse telje ehk siis hingeteekonna minevikust tulevikku. Ja nende kahe punkti vahele astub siis nüüdselt Uraan ja Uraan on taevajumal, ürgse, kaose ja piirangute loovuse sümbol. Ta ei allu süsteemidele ega reeglitele. Tema ülesanne on purustada kontrolli illusioon ning näidata, et elu on suurem kui meie plaanid. Seetõttu algab periood, kus saatus ei näi enam ette määratud. Ja ootamatu informatsioon, uued ideed, ettenägematud sündmused võivad muuta mängureegleid peaaegu üleöö. Ehk siis kommenteerige teie ka siia, et kas teil on nüüd 12 kuni 20 juuni või siis vaatame, mis see tänane päev toob. Midagi sellist enneolematut juhtunud, keegi on teinud mingi pakkumise. Minul selline asi juhtus küll 2 päeva tagasi. Pidin ennast täiesti näpistama, et kas ma nägin õigesti. Ja, et kommenteeri siia, jaga. Ja sisemiselt väljendub see konfliktina kahe jõu vahel, ehk siis hirm kaotada vana maailm ning võimetus peatada tuleviku saabumist.
ja ajalugu näitab, et sarnased aspektid on saatnud olulisi pöördepunkte inimkonna arengus. Need on olnud ajad, mil tehnoloogia, poliitika, ühiskondlikud väärtused, inimeste maailmapilt on teinud järske hüppeid uuele tasandile. Ja 12–20 juuni ehk siis nüüd tagasiulatuvalt tuletage siis meelde, mis teil siin olnud, see on üsna lähiminevik, mil maailmas võivad aset leida ootamatud, isegi kummalised sündmused, kuigi veelgi olulisem on jälgida, milliseid uksi universum sinu elus avab ja mida ta on nüüd avanud selle perioodi jooksul ja milliseid ta sulgeb. Ja see tänase päeva energia on siis 18, ehk siis kui liidame kokku 20.06.2026 tuleb 18, mis on ka selline Harry Potteri võlukepike, nagu ma olen öelnud, ja kokku liites tuleb ta siis 9. Ehk siis see on justkui nagu mingi lõpp ja mingi asja algus. Ehk siis jällegi palun kommenteeri, mis sinu elus on nüüd olnud selle aja jooksul. Ja numeroloogiliselt aktiveeruvad siin eriti tugevasti numbrid 1, 2 ja 9. 1 kutsub alustama uut peatükki ja 2 nõuab teadlikku valikut ja koostööd. Ja 9 sümboliseerib vana tsükli lõpetamist ja tarkuse kogumist ja ka uueks valmistumist. Ja need 3 energiat, kui kohtuvad omavahel, siis toimub väga võimas transformatsioon. Ja nüüd ma siis soovin nüüd ma räägin teile siis kõigile horoskoobi aspektist seda, et siis alustan jääradest. Ja siis siinkohal jälle kutsun üles oma abilist panna need ajad siia iga horoskoobi märgi juurde ja jagage ja kommenteerige siis, mis tunded teil on olnud ja mõelge seda siis see 12–20 juuni, mis on toimunud. Kuna info on nii huvitav, siis ma ei saanud seda teiega mitte jagada. Vot nii. Jäärad siis, jäärad teie horoskoobis mõjutab see aspekt 3., 6. ja 12. astroloogilist välja. Ja teie jaoks on see aeg, mil toimub mõttemaailma harjumuste ja uskumuste täielik uuendus. Esile võivad kerkida ootamatud ideed, uued mõtted või juhuslikud kohtumised, mis osutuvad hiljem märgiliseks. Ja uraani loodud eksistentsiaalne valik seisneb selles, et mineviku kogemus soovib hoida teid tuttaval rajal. Samal ajal tekib väga selge arusaam, et vanad teed ei vii enam horisontideni. Ja kui soovite saada midagi, mida teil pole kunagi olnud, tuleb minna sinna, kus te pole kunagi käinud, ehk siis ebamugavustsooni. Ja see periood võib tuua muutusi tööelus, töögraafikus või kollektiivis ja samuti võib tekkida soov vahetada sõidukit või muuta oma igapäevaseid liikumisviise. Ja 3. maja sümboliseerib suhtlemist, infovahetust, seetõttu võivad toimuda vestlused, mille käigus saavad avalikuks seni varjatud asjaolud või saladused. Ja teine oluline valik puudutab teie elustiili. Kas jätkate lõputut kohustuste jada ja töörežiimi või valida elu, kus on rohkem sisemist raha, tasakaalu ja hingamisruumi. Ja paljud jäärad võivad sellel perioodil täielikult ümber hinnata oma suhtumise tervisesse, harjumustesse ja füüsilisse heaollu. Te hakkate mõistma, et hästi organiseeritud ja loogiline maailm loob küll turvatunde, kuid ei loo tulevikku. Kui kõik toimub alati plaani järgi, kordame sageli vaid seda, mida juba teame. Ja uraan siis nõuab uut kogemust, uusi ideid ja uut mõtteviisi. Ja numeroloogiliselt aktiveerub jääradel siis tugevasti number 1 energia, ehk siis algataja, teeraja ja liidri vibratsioon, kuid lisaks töötab ka number 5 mõju, et mis kutsub mugavustsoonist välja astuma, uute inimestega tutvuma. Ja seetõttu on kasulik teha teadlikult midagi teisiti. Minna tööle uut teed mööda, valida jalutuskäiguks uus marsruut, õppida uus oskus, alustada kursust või koolitust. Ja need väiksed sammud loovad suuremate muutuste jaoks energiakanali. Ja samuti võivad muutuda suhted inimestega teie lähiümbruses, naabrite, tuttavate, kolleegide või sõpradega. Ja mõned kontaktid võivad kaduda, samas kui asemele tulevad uued inimesed, kes avavad teile täiesti uusi võimalusi. Ja paljud jäärad hakkavad kaaluma sammu, mida nad pole kunagi varem teinud. Ja just selles peitub selle perioodi sügavam mõju ja sõnum. Vana kogemus ei saa viia uue tulemuseni. Ja numeroloogiliselt siis teid mõjutab kõige rohkem siis see number 1 ehk siis alusta ja number 5, et julge muutuda ehk siis võtta väljakutseid vastu ja number 9, vabasta minevik ja astu sinna uude.
nii palju siis jääradele, nii et kommenteerige teie kallid jäärad siia, mis on teie elus toimunud. Järgmiseks on sõnn ja sõnnid teie horoskoobis mõjutab see erakordne astroloogiline liikumine siis teist, viiendat ja 11. astroloogist välja. Ja kõige tugevamalt puudutab see teie ressursse ning ressursid ei tähenda ainult raha. Ressursid on kõik see, mis on teie käsutuses. Need on teie teadmised, oskused, kogemused, anded, tervis, energia, kontaktid, töövahendid ja loomulikult ka materiaalne vara. Kõik see, mille abil te maailmaga suhtlete ja oma elu üles ehitate. Ja Uraan toob sellesse valdkonda siis täiesti uued kogemused teile. Ja kõige tõenäolisemalt puudutab see teie rahalist elu, sissetulekuid, investeeringuid või säästude haldamist. Võimalikud on ootamatud taipamised, uued ideed või muutused, mis panevad teid rahaasju täiesti uue nurga alt vaatama. Mõne jaoks tähendab see kinnisvara ostu või müüki, mõne jaoks uut investeerimisvõimalust, mõne jaoks täiesti uut sissetulekuallikat, mida varem pole isegi kaalutud. Ja uraani mõju eesmärk ei ole tekitada ebakindlust, vaid avardada teie arusaama sellest, kuidas küllus teie ellu saab tulla. Ja karmaline kuusõlmed näitavad siin huvitavat vastuolu. Mineviku sõlm asub teie 5. majas ning viitab annetele, loovusele ja sellele, mida te juba hästi oskate. See näitab, et teil on olemas oskused ja võimed, mida võiks palju julgemalt maailmale näidata. Ja paljud sõlnid eelistavad töötada vaikselt, tähelepanu keskpunkti sattumata. Ja teile meeldib teha oma asja ning keskenduda kvaliteedile. Kuid tuleviku sõlm asub 11. majas ja sotsiaalse edu, nähtavuse ja suurema mõju välja sektoris. Seetõttu seisab teie ees oluline valik, kas jääda selle juurde, mis on tuttav ja turvaline või astuda suuremale lavale ning võtta vastu võimalused, mis tunduvad küll ebamugavad, kuid millel on palju suurem potentsiaal. Ehk siis kommenteerige, mis teie elus on olnud ka siis siin 12–20 juuni. Ja see potentsiaal siis võib väljenduda näiteks otsuses laiendada oma ettevõtet, hakata aktiivsemalt ennast tutvustama, kasutada internetti ja sotsiaalmeediat, luua uusi koostööprojekte, rääkida avalikult oma teadmistest või teenustest. Ja numeroloogiliselt aktiveerub teie puhul eriti tugevalt number 8. Ja 8 sümboliseerib materiaalset jõudu, mõjuvõimu, ettevõtlikkust ja oskust luua küllust. Kuid 8 nõuab ka julgust võtta vastutus suurema mängu eest. Ja kui inimene jääb 8 energias liiga ettevaatlikuks, võib ta küll säilitada olemasoleva, kuid takistada suurema edu saabumist. Ja see universum näitab siis teile praegu seda, et väike, kuid turvaline ei pruugi enam toetada teie arengut. Ja teil võib praegu siis teie märgis siis lähiaastatel liigub selline haavatavus ja tervendaja arheotüüp. See tähendab, et paljud inimesed võivad hakata teie poole pöörduma nõu, toetuse või lihtsalt mõistmise saamiseks. Ja teist võib saada inimene, kelle juures tuntakse end turvaliselt. Te ei pea tingimata midagi õpetama või ravima, piisab sageli sellest, et te lihtsalt kuulate. Ja selle perioodi peamine sõnum on väga lihtne. Muutused teie rahalises elus ei ole karistus, vaid kutse kasvada. Ja teid siis mõjutab numeroloogiliselt siis sellel perioodil, ehk siis täna on kulminatsioon, see 20 juuni. Aga te olete ka tajunud seda siis eelnevalt, ehk siis number 2, usalda koostööd, number 8, et võtta vastu küllust ja 11, luba oma andel nähtavaks saada. Väga võimsad numbrid. Ehk siis kommenteerige ka teie sünnid, et kuidas teil need asjad on siin toiminud. Ja jagage ka tuttavatega neid oma kogemusi. Ja muuseas, kui te ei ole tellinud veel kanalit, et siis see on väga hea koht teha. Kuskil siin video all on see koht olemas. Järgmiseks on kaksikud. Ja kaksikud teie jaoks on see üks olulisemaid astroloogilisi perioode kogu järgneva tsükli jooksul. Uraan asub siis teie esimeses majas isiksuse, identiteedi ja eneseväljenduse sektoris. See tähendab, et te ei ole lihtsalt muutuste tunnistajad, te olete muutuste kandjad. Ja paljud inimesed teie ümber võivad märgata, et olete muutunud. Mõned võivad isegi öelda, et nad ei tunne teid enam ära. Ja see on täiesti okei ja normaalne. Ja teie sees toimub sügav ümberkujundumine.
ja see sümboliseerib seda, et kuidas me ennast maailmal näitame, meie välimus, rolli ühiskonnas, käitumismustrid ja identiteet. Ja uraan hakkab eemaldama maske, mida olete võib-olla aastaid kandnud. Ja maskid, mis olid kunagi vajalikud, kuid mis enam ei peegelda teie tegelikku olemust. Ja teil võib tekkida soov muuta oma välimust, võib-olla värvida juuksed ära, uuendada garderoobi, vahetada töösuunda, muuta oma elustiili, loobuda rollidest, mis teid piiravad. Ja mõne jaoks võib see olla lausa identiteedi muutus. Täiesti lihtsalt 0-100 või 100-0. Ja võib tekkida tunne, et ma ei taha enam olla see inimene, kes ma olin ja just sellest peitubki selle perioodi jõud. Ja need karmasõlmed mõjutavad samal ajal teie 4. ja 10. maja telged ehk siis kodu ning karjääritasandit. Seetõttu võivad muutused puudutada perekonda, elukohta, staatust, karjääri ja siis ametialast rolli. Ja paljud kaksikud on tegelikult selle protsessi esimesi märke juba viimase aasta jooksul tundnud, ehk siis kommenteerige, kas te olete juba aasta alguses seda tunnetanud. Ja nüüd jõuab muutus lihtsalt järgmisesse faasi, ehk siis peaks toimuma kulminatsioon. Ja uraan õpetab teile, et vana struktuuri säilitamine ei loo uut tulevikku. Ja mõnikord tuleb vanad seinad maha võtta, et ehitada midagi suuremat. Ja numeroloogiliselt aktiveerub teie puhul väga tugevalt meistri arv siis number 11. Ja seda siis peetakse siis inspiratsiooni, intuitiivse juhtimise ja vaimse ärkamise arvuks, ehk siis see on väga tugev meistrinumber. Ja see tähendab, et teie sõnadel võib olla praegu erakordselt suur mõju. Te võite täiesti juhuslikult öelda midagi, mis muudab teise inimese elu. Te võite jagada ideed, mis inspireerib kedagi täiesti uuele rajale. Ja te võite saada sillaks vana ja uue maailma vahel. Ja samas nõuab see 11 ka ausust iseenda vastu. Kui püüate jätkata rollis, mis teile enam ei sobi, muutub sisemine pinge üha tugevamaks. Ja selle perioodi jooksul võib ilmuda ootamatu tööpakkumine, kolimisvõimalused, uus eluvisioon. No kolimiste puhul see, et kui sul oli see nüüd plaanis ja oluline mingi isiklik otsus ja uus missioonitunne. Ja mõned kaksikud võivad isegi hakata tundma, et nende nimi, amet või identiteet ei vasta enam sellele, kelleks nad on saanud. See ei tähenda, et vana oleks vale olnud, see tähendab, et hing on kasvanud. Ja numeroloogiliselt siis kaksikutele on sellel perioodil nüüd kõige rohkem siis 12–20 juuni, eks ju, täna on kulminatsioon siis selline uus identiteet, number 1 energia, 11 energias siis see, et usalda sisemist juhatust, ehk siis väga vaimne, väga meisterlik number, ehk siis see on vaimselt väga suure potentsiaaliga. Ja 22 ehita oma visioon reaalsuseks, ehk siis see on ka jällegi meistrinumber ja see viitab ka sellele, et hästi tugevalt peaks nüüd usaldama oma intuitsiooni. Ma nimetan 22 ka selliseks kanaldamise numbriks, et sa saad informatsiooni justkui ei tea kust. Ja teil siis sellel perioodil nüüd täna jällegi peaks siis olema see kulminatsioon, avanevad teed, mida te pole kunagi varem näinud ja käinud. Ja mida rohkem te usaldate oma tõelist olemust, seda kiiremini hakkab universum teie ette uusi võimalusi asetama. Vot nii, kaksikud, teiega selline lugu. Järgmiseks on vähk. Teie siis ka palun kaksikud siis kommenteerige siia alla, kuidas teil on see periood tundunud. Vähid. Siis vähid teie horoskoobis mõjutab see võimas astroloogiline seesama astroloogiline seis siis 3., 9. ja 12. astroloogilist välja. Ehk siis nii, nagu ma ikkagi toonitan, ma olen enne astroloogiast huvitatud olnud ja praegu ka jälgin seda. Aga kes on rohkem siis astroloogias kodus, siis kommenteerige siia veel juurde. Ja uraan tuleviku ja progressi planeet, ehk siis liigub teie 12. majas ja see on sügavate alateadlike mustrite, sisemiste tõekspidamiste, hingeliste sidemete ja nähtamatute mõjutuste sektor. Seetõttu ei pruugi muutused teie elus esialgu avalduda väliste sündmustena. Ja kõigepealt algavad siis muutused teie endi sees. Ja see on aeg, mil vanad köidikud hakkavad tasapisi lagunema. Võib juhtuda, et miski, mida olete aastaid pidanud enda turvaliseks ankruks, kaotab järsku oma tähenduse. Ja mõni inimene võib otsustada müüa kinnisvara, millega on olnud emotsionaalselt seotud.
mõni vahetab töökohta, mõni tunneb vastupandamatut soovi kolida täiesti uude kohta ja alustada elu uuelt lehelt. Ja uraan toob alati kogemusi, mida meil varem pole olnud. Seetõttu võivad muutused tunduda alguses ebamugavad või isegi veidi hirmutavad. Kuid nende tegelik eesmärk on avada teie ees uus arengutee. Ja mõne jaoks väljendub see kinnisvara või koduga seotud otsuseid. Ja teiste jaoks tööalases ümberkorralduses või hoopis vajaduses võtta aeg maha ja keskenduda iseendale. Ja see periood, ehk siis täna on see kulminatsiooni hetk, eks ju, on seotud ka vaimsuse ja sisemise maailmaga ja seetõttu võivad paljud vähid tunda kutset külastada väepaika, süveneda meditatsiooni või enesearengusse, õppida midagi vaimset, otsida sügavamat ühendust oma intuitsiooniga. Ja mineviku karmasõlm asub teie kolmandas majas, ehk siis see näitab, et vanad mõttemustrid, harjumuspärased vestlused ja tuttavad ideed võivad püüda teid kinni hoida mugavustsoonis. Võib tekkida soov jääda selle juurde, mida te juba teate, kuid tulevik kutsub teid palju kaugemale. Ja selle perioodi üks olulisemaid õppetunde on mõista, et igapäevased harjumused loovad teie saatuse. Ja kui soovite muuta oma tulevikku, tuleb muuta ka seda, mida teete iga päev. Ja see periood on ka selline saladuste maja periood. Seetõttu võivad sellel perioodil ilmsiks tulla teadmised või faktid, mis muudavad teie suhtumist mõnda inimesse või olukorda. Ehk siis see on nüüd toimunud 12–20 juuni, ehk siis täna on kulminatsiooni hetk. Ja kui mõni hästi koostatud plaan ootamatult ei toimi, et tasub küsida enda käest, et kas see tee on ikka minu jaoks. Ja universum võib teadlikult sulgeda ühe ukse, et juhtida teid teise juurde. Ja numeroloogiliselt siis aktiveerub vähkidele tugevasti number 7 ja 7 on sisemise tarkuse, vaimse otsingu ja sügava mõistmise number. Ehk siis intuitsioon võib siin teha täieliku uue restardi. Ja see ei ole tegutsemise energia, see on taipamise energia ja arusaamine see sinu sügavusest. Ja samal ajal töötab tegelikult 7 hästi tugevalt kolimisega ka seotud, nii et nii nagu ma siin mainisin. Ja samal ajal töötab taustal ka number 9, mis sümboliseerib lõpetamist ja vabastamist, et teie hinge sõnum sellel perioodil on see, et vabasta see, mis on oma aja ära elanud, et uus saaks sündida. Ehk siis numeroloogilised võtmenumbrid siis teile on see, et 7, et kuula oma sisemist häält, 9 on see, et lõpeta vana tsükkel ja 2 usalda saatuse juhatust ja ka oma intuitsiooni topelt siis. Vot nii, vähikesed. See oli teile. Kommenteerige, jagage. Tellige kanalit, kui ei ole veel seda teinud. Lõvi. Siis lõvid. Teie horoskoobis mõjutab see aspekti siis teist 8. ja 11. astroloogilist välja. Uraan liigub teie 11. majas ehk siis sotsiaalse edu, tuleviku visioonide, eesmärkide, mõttekaaslastes sektoris. Ja see tähendab, et muutuma hakkab teie arusaam edust, see puudutab nii tööelu, isiklikke projekte kui ka suhteid. Võite hakata märkama, et see, mida pidasite veel hiljuti saavutuseks, ei inspireeri teid enam samal moel. Ja 11. maja sümboliseerib ka inimesi, kellega jagate ühiseid ideid ja eesmärke. Seetõttu võib teie suhtlusringkond märgatavalt muutuda. Mõned inimesed lahkuvad teie elust loomulikul teel, teised ilmuvad just õigel hetkel. Nende hulgas võib olla inimene, kelle ideed ja maailmavaated avavad teie jaoks täiesti uue tuleviku. See võib olla siis uus koostööpartner, mentor, sõber, romantiline partner või inimene, kes inspireerib teid suuremalt mõtlema. Ja see periood toob teile uusi kogemusi. Ja teie puhul võib see uus kogemus olla seotud ühiskondliku tunnustuse või ootamatu läbimurdega. Mõni idee, projekt või ettevõtmine võib saada palju suuremat tähelepanu, kui olete osanud oodata. Ja karmasõlmed mõjutavad samal ajal teie finantssektorit. Seetõttu võivad muutuda ka teie sissetulekuallikad. Mõni vana rahavoog võib lõppeda, selle asemel võib ilmuda midagi täiesti uut. Ja selle perioodi suurim õppetund on seotud mõtlemise mastaabiga. Ja universum küsib teilt, et kas sa mängid piisavalt suurt mängu. Ja paljud lõvid võivad avastada, et nende eesmärgid on olnud tegelikult liiga tagasihoidlikud. Ja see ei tähenda ahnust, see tähendab julgust lubada endale unistada suurelt. Ja kui teie eesmärgid kasvavad, hakkavad kasvama ka ressursid, mis nende saavutamiseks vajalikud on. Ja numeroloogiliselt aktiviseeruvad siis teil tugevasti number 8. 8 on siis edu, mõjuvõim, materiaalne küllus ja juhtimise arv.
ja kuid 8 nõuab ka valmisolekut võtta vastu suuremat vastutust. Ja lisaks siis toetab teid ka meistriarv number 22 ja see energia aitab muuta suure visiooni reaalsuseks. Kui olete juba mõnda aega tundnud, et tahaksite midagi suuremat luua, siis nüüd hakkavad selleks avanema võimalused. Samuti võivad muutuda teie tulevikuplaanid seoses laste või perekonnaga. Võite mõista, et nende tee ei ole täpselt selline, nagu olete ette kujutanud. Ja see on osa nende arengust. Ja lõvi jaoks on selle perioodi peamine sõnum: väike turvalisus ei tohi takistada suurt kutsumust. Eks numeroloogilised võtmenumbrid siis teile on number 8, et võtta vastu külluse energia. Ja 22 ehita midagi püsivat ja suurt. See on siis samamoodi teile selline kanalduse ja intuitsiooni number. Ja number 1, juhi julgelt oma saatust, ehk siis võtta vastutust oma tegude eest. Ja kui julgete mõelda suuremalt kui kunagi varem, võib just see periood saada teie järgmise suure tõusu alguseks. Ava lihtsalt see hirmu uks. Ja kommenteerige teie ka siia, kallid lõvid, et kuidas teil on läinud. 12–20, täna on siis kulminatsiooni hetk, päev. Ja kommenteerige, mis on tulnud, mis on läinud ja jagage sõbraga ja tellige ka kanalit. Järgmiseks on Neitsi. Ja Neitsi teie jaoks on see üks olulisemad astroloogilisi mõjutusi kogu järgneva tsükli jooksul. Vau! Ja selle põhjuseks on asjaolu, et lõunasõlm ehk siis mineviku karma sõlm asub teie enda märgis. Ja see tähendab, et praegu puudutab muutus otseselt teie identiteeti, harjumusi, eluviisi ja seda, kuidas olete aastaid oma maailma üles ehitanud. Ja see aktiveerib teie 1., 7. ja 10. astroloogilise välja ning mõjutab eelkõige staatust, suhteid ja karjääri. Ja staatus ei tähenda ainult ametinimetust, see tähendab ka teie kohta ühiskonnas, teie rolli perekonnas, partnerlussuhtes ning üldist enesemääratlust. Ja Uraan asub teie 10. majas karjääri, kutsumuse, ühiskondliku positsiooni sektoris. Seetõttu võivad paljud neitsid hakata tundma, et senine eluviis ei kanna enam sama jõudu kui varem. Võib tekkida tunne, et kõik toimib küll tehniliselt õigesti, kuid arengut enam ei toimu. Ja just siin peitub selle perioodi suur õppetund. Lõunasõlm teie märgis näitab, et isegi teie tugevused võivad ajutiselt muutuda piiranguks. Täpsus, kontroll, korralikkus, planeerimine. Kõik need omadused on väärtuslikud, kuid kui neist saab ainult 5 maailma tajuda, võivad need hakata takistama uut arenguetappi. Ja universum näitab teile praegu selgelt, et see, mis tõi edu minevikus, ei pruugi enam viia teid tulevikku. Ja seetõttu võivad ilmneda ootamatud tööpakkumised, karjäärimuutused või ideed, mida te poleks veel mõni aasta tagasi isegi tõsiselt kaalutlenud. Ja mõni neitsi võib otsustada vahetada ametit, alustada ettevõtlusega, liikuda täiesti uude valdkonda, võtta vastu vastutuse, mida varem vältis. Samuti võivad muutused puudutada lähisuhteid. See Uraan võib tuua ootamatu kohtumise või vastupidi näidata väga selgelt, milline suhe on oma arenguetappi lõpetamas või lõpetanud. Ja oluline on mõista, et Uraan ei lõhu selleks, et hävitada. Ta lõhub selleks, et vabastada. Ja kui selle perioodi jooksul tekivad ootamatud takistused või hästi planeeritud asjad ei lähe plaanipäraselt, tasub seda võtta märgina. Ja mõnikord sulgeb universum ukse mitte karistuseks, vaid suuna muutumiseks. Ja kui tekib uus idee, mis tundub esmapilgul ebaloogiline, ebapraktiline või isegi veidi hullumeelne, siis just sellele tasub tähelepanu pöörata. Sest praegu võib kasv tulla just sealt, kus teie tavapärane mõistus ütleb, et see ei saa toimuda või toimida. Ja numeroloogiliselt aktiveerub siis teie puhul väga tugevasti number 4. Ja 4 energia on seotud struktuuri, süsteemi, töö ja korra loomisega. Väga paljud neitsid teist niikuinii on sellised tugevad puhtusefriigid, nii et teil annab see topelt jõudu. Ja kuid praegu õpib või õpetab siis see number 4 teile rohkem paindlikkust. Ja lisaks töötab taustal ka meistriarv number 22, mis näitab võimalust ehitada midagi palju suuremat kui seni. Ja kui lasete lahti vajadusest kõike kontrollida, võib avaneda võimalus luua midagi, mis mõjutab teie elu aastateks või isegi aastakümneteks. Ehk siis neitsi numeroloogiline sõnum siis sellele perioodile, ehk siis täna 20 juuni on siis kulminatsioon, on siis see, et 4 loo uus vundament. Number 22, mõtle suuremalt kui kunagi varem, usalda oma intuitsiooni. Ja number 9, lõpeta vanad mustrid ja anna uutel võimalus tulla teie ellu.
ja praegu ei vii teid edasi täiuslikkus, teid viib edasi julgus proovida midagi uut. nii et teie ka neid siit kommenteerige, et kuidas on see periood läinud, jagage seda infot ja tellige kanalit, kui te ei ole seda veel teinud. Lähme kaalude juurde. Kaalud. Teie horoskoobis mõjutab see aspekt siis 6., 9. ja 12. astroloogilist välja. Ja teie jaoks algab periood, mis kutsub lõpetama vaikimise. Kõik teemad, mida olete edasi lükanud, vältinud või harmoonia säilitamise nimel maha surunud, soovivad nüüd lahendust. Ja kaalud peavad sageli säilitama tasakaalu isegi siis, kui sisimas tunnevad, et midagi vajab muutumist või muutmist, kuid uraan ei lase vanadel probleemidel enam vaiba alla jääda. Ja see aspekt näitab, et on aeg muuta probleemid ülesanneteks. On aeg muuta rahulolematust tegevuseks. Kui mõni suhe ei tööta, tuleb sellest rääkida. Kui töö ei paku enam arengut, tuleb hakata otsima uusi võimalusi. Kui mõni unistus on aastaid edasi lükkunud, tuleb teha sisemine samm. Ja see periood avardab teie maailmapilti. See on õnne, õppimise, reisimise ja kõrgema teadmise sektor. Seetõttu võivad selle perioodi jooksul teie ellu ilmuda uued teadmised, koolitused, õpetajad ja ka välisriikidega seotud võimalused, reisid ja olulised kohtumised. Mõne jaoks tähendab see töö pakkumist välismaalt, mõne jaoks täiesti uut eluviisi, mõne jaoks vaikset ärkamist, mis muudab kogu senist maailmapilti. Ja universum ütleb teile, et maailm on palju suurem, kui seni arvasid. Ja see viitab ka sellele, et muutused puudutavad ka sinu igapäevaelu, et võib muutuda töökorraldus, võib muutuda päevakava, võib muutuda suhtumine tervisesse, enesehoidu ja mõned muutused sünnivad teadliku otsusena. Teised juhtuvad näiliselt juhuslikult. Kuid tagantjärele vaadates saab selgeks, et kõik toimus täpselt õigel ajal, nii nagu alati. Ja uraan võib tuua ka ootamatuid uudiseid või taipamisi, mis lammutavad vana maailmapildi. Et alguses võib see tunduda väga ebamugav ja hiljem mõistate, et just see vabastab teid. Ja numeroloogiliselt aktiveerub teie puhul eriti tugevasti siis number 6. 6 on siis armastuse, tasakaalu, harmoonia, vastutuse number, kuid praegu õpib 6 väga olulist õppetundi. Tõeline harmoonia ei sünni probleemide vältimisest. Et tõeline harmoonia sünnib aususest ja aususest eelkõige iseenda vastu. Ja lisaks siis toetab teid sellel perioodil, ehk siis täna on see kulminatsiooni hetk, see 20. juuni, et number 3, mis on suhtlemise, eneseväljenduse, loovuse vibratsioon. Eks kui sa oled tajunud või tundnud, et sa tahad kuidagi suuremalt oma tegevust teada anda teistele inimestele, et siis selleks ongi kõik need võimalused olemas. Ja mida ausamalt te oma tõde väljendate, seda kiiremini hakkavad olukorrad teie kasuks liikuma. Ja kaalude numeroloogiline sõnum on siis see, et number 3, et väljenda oma tõde, näita ennast suuremalt, kui sa siiamaani oled teinud, loo tõeline tasakaal number 6 puhul ja armastus eelkõige iseenda vastu ja teiste vastu. Ja number 9, vabane sellest, mis sind enam ei teeni. Ja praegu ei ole aeg peituda, praegu on aeg nähtavaks saada. Ja mida julgemalt te oma elu eest vastutuse võtate, seda kiiremini avanevad uued võimalused. Nii et kaalud, kommenteerige ka teie, kuidas teie periood on läinud 12–20, ehk siis andke märku, mis ka täna toimub, täna peaks kulminatsioon olema. Ja kui te ei ole tellinud kanalit, siis tehke seda. Ja saate jagada muidugi ka seda sõpradega, tuttavatega, et see oleks ka väga viis. Vaata vahepeal, kuidas ma siin välja näen. Nii, skorpionid. Ja skorpionid, teie horoskoobis mõjutab see erakordne astroloogiline kulminatsioon või kuidas ta nimetada, 5., 8. ja 11. astroloogilist välja. Ja selle perioodi peamised teemad jagunevad 2 suurde valdkonda teie jaoks siis raha, vara, materiaalsed ressursid, armastus, suhted ja südamevalikud. Ja uraan liigub teie 8. majas ehk siis transformatsiooni, ühiste ressursside, investeeringute, pärandite ja sügavate muutuste sektoris. Ja see on maja, kus vana peab surema, et uus saaks sündida. Seetõttu võib see periood muuta teie suhtumist rahasse väga põhjalikult.
ja te võite hakata mõtlema, et kas minu raha töötab minu heaks, kas minu varad on piisavalt kaitstud ja millist tulevikku ma tegelikult ehitan. Ja paljud skorpionid võivad teha otsuseid või olulisi otsuseid seoses investeeringutega, kinnisvaraga, säästude paigutamisega, pärandiküsimustega ja ühise pere-eelarvega. Mõne jaoks tähendab see täiesti uut sissetulekuallikat, mõne jaoks on vana rahamudeli ümberkujundamine, mõne jaoks aga teadmist, et tõeline turvatunne ei sünni ainult pangakontol olevatest numbritest. Ja 8. maja õpetab usaldus, õpetab mõistma, et elu voolab tsüklitena ning kõik muutub. Seetõttu võivad sellel perioodil muutuda ka reeglid, mille järgi olete harjunud rahaasju korraldama. Ja võib muutuda näiteks maksukeskkond, laenutingimused, kinnisvaraturg, partneri sissetulek, ettevõtlusega seotud tingimused. Ja samuti võib ilmsiks tulla oluline informatsioon inimeste kohta, keda olete seni täielikult usaldanud. Ja see ei pruugi siis olla pettumus selles inimeses. Sageli tähendab see lihtsalt sügavamat tõe nägemist. Ja südameasjades võib see periood tuua väga olulise otsuse. Mõned suhted liiguvad järgmisele tasandile, mõned suhted läbivad puhastuse ja mõned inimesed kohtuvad inimestega, kes muudab täielikult nende arusaama armastusest. Ja uraan ei too pealiskaudseid muutusi, ta puudutab alati hinge sügavamaid kihte. Ja samas avab see periood teie loomingulise potentsiaali. Paljud skorpionid, ma tahan skorpionitele ütelda horoskoobid millegipärast. Ja paljud skorpionid kannavad endas erakordseid andeid, kuid ei luba endal neid täielikult näidata. Sageli takistab neid hirm mitte olla piisavalt täiuslik. Just sellest hirmust tuleb nüüd vabaneda. Ja numeroloogiliselt aktiveerub teie puhul väga tugevasti siis see number 8 energia ja 8 on jõud, mõjuvõim, materiaalne küllus ja kui skorpioni puhul omandab see sügavama tähenduse, et siin ei räägi 8 ainult siis rahast, siin räägib 8 sisemisest väest ja lisaks ka aktiviseeruvad siis sellised numbrid nagu 13 ja 4, et väga tugev transformatsioon. Ja 13 õpetab, et vana struktuur tuleb ümber ehitada, et saavutada uus stabiilsus. Ehk siis 13 on täielikult taassünd, ehk siis kaob ära midagi sellist, mis teie ellu pole enam vajalik ja see võib veits ehmatada teid. Ja ehk siis 8 avasta oma sisemine jõud ja 13 ehk siis kaldkriipsuga 4 on siis see, et ehitada endale uus vundament. Mõnele võib see väga võimsalt mõjuda siis ümberkolimisega võib-olla suuremasse korterisse või siis väiksemasse, aga kuidagi tegelikult on see seotud laienemisega, sinu energia suurendamisega. Ja number 9 on see, et lasta lahti sellest, mis on oma aja ära elanud. Ja mida vähem kardate muutust, seda suurem kingituse see periood teile toob. Uskuge mind. Skorpionid, aitäh teile ja pange siis siia ka oma kommentaar, kuidas teid on see periood mõjutanud 12–20 ehk siis täna on see kulminatsioon. Jagage oma sõpradega. Tellige kanal, kui te ei ole veel seda teinud. Hambur. Hamburid, teie horoskoobis puudutab see astroloogiline aspekt 4., 7., 10. astroloogilist välja. Ja need on elu kõige olulisemad sambad ja kodu, perekond, partnerlussuhted, karjäär, ühiskondlik staatus ja just nende valdkondade vahel hakkab toimuma oluline ümberhäälestumine. Ja uraan asetab teid olukorda, kus tuleb leida uus tasakaal töö ja isikliku elu vahel. Ja paljud hamburid on harjunud kandma palju vastutust. Te täidate kohustusi, lahendate probleeme, aitate teisi, kuid nüüd küsib universum, et kas oled jätnud piisavalt ruumi iseendale ja oma lähedastele. Just see küsimus muutub väga oluliseks, et mõned hamburid hakkavad ümber korraldama oma töögraafikut, mõned muudavad töökorraldust, mõned otsustavad vähendada koormust, et pühendada rohkem aega perele. Ja mõned avastavad täiesti uue koostöövormi, mis võimaldab elada palju tasakaalukamalt. Ja olulised muutused võivad toimuda ka teie partnerite elus. Need võivad puudutada siis abikaasat, elukaaslast, äripartnerit, lähedast sõpra. Ja nende muutused hakkavad omakorda mõjutama ka teie tulevikuplaane. Näiteks võib keegi teie lähedastest saada uue tööpakkumise, kolida või alustada uut eluetappi. Ja see avab muutuse ka teie jaoks. Mõnele hamburil võib see periood tuua abielu ettepaneku, olulise partnerlussuhte, ühise ettevõtmise, kolimise, kodu ümberkorraldamise, lapse sünniga seotud otsuse.
ja kõik need sündmused võivad muuta teie senist eluviisi palju rohkem, kui praegu tundub. Ja kuid selle aspekti peamine sõnum on seotud turvatundega. Ehk siis sageli hoiame kinni staatusest või rollist lihtsalt seetõttu, et see tundub turvaline. Ja Uraan tuletab meelde, et turvalisus ei sünni ametinimetusest. Turvalisus sünnib tugevast sisemisest vundamendist. Kui teie kodu, suhted ja väärtused on tugevad, suudate saavutada ükskõik millise eesmärgi. Ja numeroloogiliselt aktiviseerub teil siis väga tugevasti see number 4 ja see on siis kodu, vundament ja stabiilsus. Ja samas töötab paralleelselt ka number 7, mis kutsub sügavama tarkuse ja sisemise tõe poole. Ja need mõlemad kaks energiat õpetavad, et ehita oma elu mitte väliste ootuste, vaid sisemiste väärtuste poole ja peale. Ja lisaks siis aktiviseerub ka number 11 ehk siis meistri arv ja see tähendab, et teie intuitsioon võib sageli perioodil olla erakordselt tugev. Ja mõni otsus sünnib siis hetkega ja hiljem mõistate, et see oli täpselt õige. Ehk siis number 4 ja 7 väga tugevalt viitavad ka elukoha muutuse peale ja võib-olla see, et kas plaanite või siis lausa kolite. Ja see on siis seotud ka võib-olla väga tugevalt siis teie elukaaslasega või partneriga või mida iganes. Ja teie siis numeroloogiline sõnum ongi sellele perioodile, ehk siis kulminatsioon on täna 20, siis number 4, et tugev vundament ja 7 on see, et kuula oma sisemist tarkust. Ja number 11 on ka see, et usalda kõrgemat juhatust. Tugev meistri number. Ja praegu ei mõõdeta edu mitte selle järgi, kui palju sa saavutad, või edu mõõdetakse selle järgi, kui hästi sinu saavutused toetavad sinu hinge ja sinu lähedasi. Võtak. Nii et teie ka, hamburid, palun kommenteerige siia, et kuidas on läinud see 12–20 ja päeva lõpuks ka see, et kuidas siis tänane päev on läinud see kulminatsioon, mis on mõjunud. Jagage sõpradega, kommenteerige, pane pöial, pange pöidlaid. Kaljukits. Kaljukitset siis teie horoskoobis puudutab see võimas astroloogiline liikumine 3., 6. ja 9. astroloogilist välja. See on periood, mil teie loomupärane distsipliin ja hästi organiseeritud elukorraldus kohtuvad Uraani ettearvamatu energiaga. Ja seekord ei pruugi võita see, kes kõike kontrollib. Uraan mõjutab valdkondi, mis on seotud igapäevase tööga, dokumentidega, õppimisega, suhtlemisega, liikumiste ja reisidega ja ka mõtteviisiga. Ja paljud kaljukitsed võivad märgata, et hoolikalt koostatud plaanid hakkavad ootamatult muutuma. Töökorraldus võib muutuda, töögraafik võib muutuda, kollektiiv võib muutuda või ilmub teie ellu võimalused, mida ei olnud võimalik ette planeerida, ootamatused. Ja praegune selline energia õpetab siis midagi, mis ei ole kaljukitsele alati lihtne, ehk siis usaldamist. Mitte kõike ei pea kohe kontrollima, mitte kõike ei pea kohe lahterdama ja mitte kõike ei pea kohe lahendama, et praegu võib just ootamatus osutuda suurimaks õnnistuseks. Kui mõni plaan laguneb või mõni projekt võtab ootamatu pöörde, ei tähenda see tingimata ebaõnnestumist. Ja võimalik on see, et universum lihtsalt lükkab teid praegu paremale teele. Teid tuleb lihtsalt õppida usaldada. Ja see periood võib tuua ootamatuid tööalasid võimalusi, uusi kliente, uusi koostööpartnereid, muutusi töökeskkonnas, uusi õppimisvõimalusi, ootamatud reisiplaane. Ja Uraan kutsub justkui teid välja lülitama sisemise kontrollija olukorrast. Te võite kirjutada ka, kui kontrollivad te olete kaljukitsad. Ma arvan, et ma tunnen oma elus ühte kaljukitsa ja ma ei ole tähele pannud, et oleks väga kontrolliv. Mitte siis ei näita välja lihtsalt, oleks väga hea teada. Ja see ei tähenda vastutusest loobumist, see tähendab liigse kontrolli vabastamist. Ja kaljukitsed siis kannavad sageli endas uskumust, et edu saavutamiseks tuleb kõike täiuslikult juhtida. Kuid nüüd näitab elu, et mõnikord sünnivad suurimad läbimurded just siis, kui lubame endal olla paindlikud. Kui selle perioodi jooksul tekivad tehnilised tõrked, viivitused, ootamatud muudatused, katkestused plaanides. Ehk siis selle perioodi jooksul tekivad siis teil, jah. Siis ärge kiirustage neid kohe probleemideks nimetama. Mõnikord on need ümbersuunamised
ja numeroloogiliselt aktiviseeruvad teie puhul väga tugevasti siis ka number 4, nii nagu väga paljudelgi. ja see on ka teie selline loomulik vibratsioon, ehk siis 4 sümboliseerib korda, süsteemi, stabiilsust, kuid praegu õpetab elu 4 uut õppetundi. Ja paindlikkus on samuti tugevus ja lisaks aktiviseerub teil number 5 ja 5 on siis muutuste, liikumise, vabaduse number ja just 5 energia aitab teil väljuda vanadest raamidest. Ja kaljukitse numeroloogiline sõnum ongi siis see, et number 4, et säilita tugev vundament, number 5, et luba muutusel siseneda, tutvu uute inimestega, suhtle, õpi midagi uut ja 9 siis see, et lõpeta see, mis enam ei toimi ja anna uuel siis võimalus tulla. Ja praegu ei vii teid edasi suurem kontroll, teid viib edasi suurem usaldus. Ehk siis jah, kommenteerige siia ka siis teie kaljukit, issand, kas te olete kaljukitsed, jah, kaljukitsed. Jah, et mis teie elus praegu on toimunud, ehk siis see vibratsioon on siin õhus olnud või seal üleval siis 12–20 ja siis täna peaks olema kulminatsiooni hetk selles osas, et oleks hea teada. Ja jagage ka tuttavatega seda videot ja pane pöial ja kui sa ei ole veel kanalit tellinud, siis see oleks väga vahva, kui sa seda teed. Liigume edasi veevalaja. Ja veevalaja teie jaoks on see üks kõige soodsamaid ja inspireerivaid perioode kogu selle astroloogilises tsüklis ja Uraan on teie valitsev planeet ning mõjutab teie 2., 5. ja 8. astroloogist välja. Ja see tähendab, et muutused puudutavad siis raha, loovust, armastust, eneseväljendust, isiklikke andeid ja materiaalseid võimalusi. Ja teie ellu võib saabuda täiesti uus arusaam sellest, mis teeb elu tõeliselt väärtuslikuks. Ja paljud veevalajad kogevad loomingulist tõusu. Ideed võivad tulla ootamatult. Inspiratsioon võib saabuda hetkega. Ja mõni näiliselt väike mõte võib kujuneda millekski väga suureks. See on aeg, mil teie originaalsus muutub väärtuslikeks ressursiks. Ja mida vähem proovite olla nagu teised, seda rohkem hakkab elu teid toetama. Ja rahalistes küsimustes võivad avaneda täiesti uued võimalused. Mõni sissetulekuallikas võib ilmuda täiesti ootamatust kohast. Mõni hobi võib hakata tootma tulu. Mõni loominguline idee võib muutuda edukaks projektiks. Ja samuti võivad laheneda küsimused, mis on seotud ühiste rahaliste kohustustega, laenudega, investeeringutega, pärandite või varaga. Ja armastuse valdkonnas võib toimuda midagi väga ootamatut. See võib olla uus tutvus, uus armastus, vana suhte uus algus või taipamine, et senine suhe ei toeta enam teie arengut. Ja Uraan ei luba jääda paigale. Ta liigub alati edasi ja ta kutsub ka teid edasi liikuma. Ja see periood annab teile võimaluse uskuda iseenda unikaalsusse rohkem kui kunagi varem. Ja kõige suuremad võidud võivad sündida siis, kui otsustate kuulata oma südame häält, mitte teiste ootusi. Ja numeroloogiliselt aktiviseerub teie puhul siis väga tugevasti number 5. See on vabaduse, innovatsiooni, liikumise tuleviku number. Ehk siis teile väga sobilik. Ja 5 on ka numeroloogiline Uraani energia kandja siis. Ja seetõttu on teie vibratsioon praegu eriti kooskõlas selle astroloogilise aspektiga. Ja lisaks aktiviseerub siis meistriarv number 11, mis toob teile siis inspiratsiooni, geniaalseid ideid, intuitiivseid täppimisi ja ka vaimset ärkamist. Ja kui olete kaua mõelnud mõne projekti käivitamisele, siis võib just nüüd saabuda hetk, mil kõik hakkab liikuma. Ja veevalaja numeroloogiline sõnum siis siin on see, et number 5, et julge olla erinev, suhtle, õpi tundma uusi inimesi. Ja 11 on see, et usalda oma geniaalsust ja 8 on see, et luba küllusel sinu poole liikuda ja võtta see vastu. Ja praegu ei ole aeg peituda oma ande taha, praegu on aeg see maailma nähtavaks teha. Nii et kommenteerige sina, mis on perioodis 12–20 juuni nüüd toimunud ja täna peaks olema kulminatsioon. Ja jaga seda oma tuttavatega ja tellige kanal, kui sa ei ole seda veel teinud. Lähme edasi kaladega. Väga tublid kalad, et olete nii kaua ära oodanud. Ja kalad teie jaoks on see astroloogiline aspekt üks kõige olulisemaid kogu selle aasta jooksul. 2026 on, kui sa nüüd sellel aastal seda vaatad. Ja tegelikult võib see kujuneda üheks määravamaks pöördepunktiks teie elu järgmises arengutsüklis. Isegi siis, kui välised sündmused veel ei viita suurtele muutustele, toimub teie sees midagi väga olulist.
ja see aspekt mõjutab teie esimest, neljandat, seitsmendat astroloogilist välja. ja need on elu põhiteljed, mina ise, minu identiteet, kodu, perekond, juured, partnerlussuhted ja olulised inimesed. ja praegu seisate justkui oma saatuse ristteel ja teie ees avaneb võimalus valida uus suund, uus arengutee ja uus tulevikuvisioon. ja see periood, mis praegu toimub, see kulminatsioon täna ja periood siis 12–20 sümboliseerib teie tõelist olemust. see näitab, kes te tegelikult olete, mitte seda, kellena teised teid näha soovivad. ja just siin peitub selle perioodi peamine õppetund. on aeg lõpetada elu teiste ootuste järgi. ja on aeg lõpetada enda kohandamine selle nimel, et kõigile meeldida. on aeg astuda esile omaenda nime, omaenda visiooni ja omaenda tõe nimel. ja samas siis ka see karma lõunasõlm asub siis teie kalade 7. majas ja see näitab minevikku, et minevik võib püüda teid tagasi tõmmata vanadesse suhtemustritesse. Need ei pea olema ainult armusuhted, need võivad olla sõprussuhted, perekondlikud suhted, ärisuhted. kõik sidemed, kus olete harjunud asetama teiste vajadused enda omadest ettepoole. ja minevik justkui sosistab teile, et ole mugav, ära tee, mida sa siis nüüd ka teed, kohane, ole lihtsalt nii, nagu sa oled. kuid tulevik räägib jällegi teist keelt. ja see ütleb, et ole sina ise, räägi oma tõtt ja loo oma tee. ole julge astuma siis tundmatusse. ja Uraani 4. majas puudutab ka teie elu vundamenti, et see võib tuua soovi siis kolida, vahetada elukohta, teha kodus suuri muudatusi, muuta perekondlikke suhteid, luua täiesti uus elukorraldus. ja mõni kala võib järsku tunda tugevat vajadust alustada elu puhtalt lehelt. ja see ei tähenda tingimata kõigest loobumist, see tähendab valmisolekut luua midagi, mis vastab teie praegusele hinge arengule. ja võib tekkida tunne, et vana elu ei mahu enam teie uude teadvusesse. ja see on täiesti loomulik. sest uraan toob alati kogemusi, mida meil varem ei olnud. kui minevik püüab meenutada vanu kohustusi, vanu hirme või vanu rolle, siis tasub endalt küsida, et kas see kuulub minu tulevikku või kuulub ainult minu minevikku. ja see küsimus võib saada teie jaoks väga oluliseks kompassiks. ehk siis periood 12–20 juuni on aeg, mil võite sisemiselt öelda, et ma ei ela enam vanade reeglite järgi, ehk siis nüüd te saate ka siia siis kirjutada seda, mis teil on olnud selles perioodis, sest täna on justkui see kulminatsiooni hetk. ja see lause, et ma ei ela enam vanade reeglite järgi, võib käivitada sündmuste ahela, mis muudab kogu järgmise arengutsükli. ja numeroloogiliselt on kalade jaoks aktiveeritud väga võimsad vibratsioonid ehk siis number 7. ja 7 on kalade loomulik vaimne sagedus ja see on intuitsiooni, sisemise tarkuse, müstika ja kõrgema teadmise number. ja teie suurim jõud ei tule praegu loogikast, see tuleb sisemisest teadmisest. ja teiseks aktiviseerub number 9, nii nagu kõigilgi märkidel. ja 9 on lõpetamise, karma, tarkuse ja hingeküpsuse number. ja see sümboliseerib siis vana peatüki sulgemist enne uue algust. just seepärast võivad paljud kalad sellel perioodil lõpetada midagi väga olulist. kas siis suhte, töö, elustiili, uskumuse, identiteedi osa, mis on oma aja ära elanud. ja kolmandaks aktiviseerub siis meistriala number 11 ja see on vaimse ärkamise inspiratsioon ja kõrgema juhatuse vibratsioon. ja kui tavaliselt otsite vastuseid välismaailmas, siis nüüd hakkavad vastused tulema seestpoolt. märgid, unenäod, juhuslikud kohtumised, sünkroonsused ja kõik need võivad hakata rääkima teie tavapärasest tugevamalt. ja kalade numeroloogiline sõnum ongi siis, et number 7 on see, et usalda oma intuitsiooni. number 9, ole valmis vabastama oma minevik. ja 11 on see, et järgi oma hingekutset. selle suure astroloogilise portaali peamine sõnum teie jaoks on siis järgmine, et te ei ole enam siin selleks, et täita teiste ootusi. Te olete siin selleks, et avastada ja väljendada oma tõelist olemust. ja mida julgemalt te sellele kutsele vastate, seda võimsamalt hakkab universum teie teed toetama. ja 2026 aasta võib kalade jaoks kujuneda hetkeks, mil lõpeb üks pikk karmatsükkel ning algab täiesti uus hingeline peatükk.
peatükk, kus te ei küsi enam, et mida teised minult ootavad, vaid hoopis, milleks minu hing siia tegelikult tuli. Ja seda hingemissiooni annab väga hästi numeroloogiliselt vaadata siis see numbritekeel.ee läbi oma analüüsi. Ja vot nii palju kalad siis teist, ehk siis ka kommenteerige, mis teil on olnud siin sellel perioodil. 12–20 täna siis on see kulminatsioonihetk ja jagage siis ka oma tuttavatele kaladele ja ka mittekaladele ja siis ka, kui sa ei ole kanalit tellinud, siis selleks on väga hea võimalus. Ja kokkuvõte siis üleüldiselt, et 20. juuni 2026 ei ole lihtsalt järjekordne kuupäev kalendris, et see on sümboolne lävepakk. Ja see aasta 2026 ise kannab siis sellist universaalset numbrit nagu number 1, mis tähistab siis meile kõigile sellist uue algust. Ja kuupäeva energia siis aktiviseerib sellist number 1 ehk siis uue algus, number 2 valik ja koostöö ja number 9 siis lõpetamist ja tarkust ja valmisolekut siis uue alguseks. Ja just nende energiate kohtumispunktis seisab siis inimkond ehk siis me kõik selles kohas, et mõned inimesed vahetavad töökohti, mõned kolivad, mõned lõpetavad suhteid, mõned alustavad uut eluetappi ja mõned teevad otsuseid, mille tegelik mõju avaldub alles aastate pärast. Ja kuid kõigi nende muutuste taga on üks ühine sõnum, et vana reaalsus ei saa luua uut tulevikku. Mida julgemalt te usaldate oma sisemist kutset, seda selgemalt hakkavad avanema uued võimalused. Ja just seepärast võib siis 2026 aasta jääda paljude inimeste elus meelde kui hetk, mil algas täiesti uus peatükk. Et siinkohal ma ka kutsun teid kõiki üles julgelt tegema neid samme. Ehk siis ükskõik, mis teie elus nüüd ka ei oleks, siis lihtsalt avage see hirmuuks ja minge tegevusse. Ja ma kutsun teid veel kord ka üles kõiki jälgima kodulehe uudiskirja, ehk siis liituma sellega, et iga kuu toimuvad ka sellised vestlusõhtud, iga kuu viimasel pühapäeval. Ja kui sa täna seda nüüd juhtumisi kuulad, seda videot, ma väga loodan, et sa kuulasid või kuulad, siis 28. toimub vestlusõhtu, kus räägin lahti seda, et mis toimub siis nendes meie isiklikes aastatsüklites ehk siis 1-9, ma räägin selle lahti, me saame vestlusõhtul hästi paljudest asjadest veel rääkida. See toimub 28. juuni ja 29. juuni siis toimub selline koolitusruum, mida iganes, et kus ma siis räägin teile 3 just teid puudutavast eelmiste elude kogemustest, miks need on siia tulnud ja mida te selle teadmisega peale peate hakkama, et seal on igas asjas on ka mingisugune oma point ehk siis oma ülesanne, et mida sa siin elus siis tegema pead sellega ja see põhineb siis edukuse koodi numbritel. Nii et siis vaatame ka selle läbi, kuidas edukuse koodi numbrid saab. Kes ei tea, aga kes juba teab, siis kodulehelt ka numbritekeel.ee saab selle. Aga hoidke silma peal, liituge uudiskirjaga. Uudiskirjasid ma ei saada tihti kord 2, võib-olla 6 maksimum. Ja nii lihtsalt ongi ja Fienta kaudu ka käige piilumas Fienta sisse, kui kirjutate numbrite keelt, siis sealt saab alati informatsiooni selle kohta. Vot, et kutsun julgelt teil siis ka kommenteerima siia, et kuidas teil on see periood läinud 12–20 juuni ja mis on toimunud ja mis täna on toimunud võib-olla, et vaadake, tulge kas või mitu korda kommenteerima siia ja tellige kanalit, kui te veel ei ole seda teinud. Ja Facebooki suletud grupis, kusjuures numbrite keel, siis sinna ma panen ka päevapostitusi ülesse ja sinna ma panen veel selliseid erilisi päevapostitusi üle päeva või vahest iga päev, sõltub, kuidas mul tuleb seda energiat, et sealt saad veel rohkem iseenda kohta teada, aga isiklikult soovitan kõigile endaga tutvuda läbi siis selle sünnikaardi analüüsi ja infot selle kohta siis saate numbrite keelest kodulehelt ja seal on ka videokohtumisi ja igasuguseid erinevaid versioone. Ja kui teil on väikseid lapsi alla 18, siis ka nendel on täitsa omad analüüsid olemas, mida saate siis soetada. Aga ei midagi, kui siis vahvat jagamist, vahvat tunnetamist ja jagage kindlasti sõpradega seda ja ma tahaksin väga-väga näha teie kommentaare, et kuidas teil on need asjad läinud. Vot, aga kohtumisteni.